Mida ta siis teeb? Et näiteks aitab ta tugevdada südame-veresoonkonda ja aitab hoida optimaalset kehamassi. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab täiskasvanud inimesel iganädalaselt olla vähemalt 150 minutit siis keskmise aktiivsusega või 75 minutit tugeva intensiivsusega treeningutega tegeleda. Mina julgen öelda, et suur hulk osa eestlasi tegelikult nii aktiivsed kahjuks ei ole. Samas võib öelda, et veidi alla 10% ameeriklastest on liiga aktiivsed ja see protsent on kasvutrendis. Ka liigne aktiivsus tegelikult ei pruugi meie tervisele hästi mõjuda. Erinevad maratonid ja massspordiüritused muutuvad järjest populaarsemaks ka Eestis ning selle populaarsuse kasvule aitab kaasa ka see, et paljud meie tuntud inimesed, sealhulgas president, osaleb nendel aktiivselt. Maraton on siiski ala, mis mõjub meie südamele, kogu organismile ja ülipikk maraton tegelikult võib olla kahjulik ka kogenud sportlasele. Erinevad terviseprobleemid maratoni ajal ja selle järgselt tekivad siiski eelkõige neil, kes ei ole selleks piisavalt ettevalmistunud või siis teine asi on see, et kui 2 maratoni vaheline taastumispaus ei ole olnud piisav. Riskigrupiks on vanemad inimesed, eakamad inimesed ning riskigrupiks on ka meessugu. Kes on mitteprofessionaalne maratoonar või sportlane? Mitteprofessionaalne on tavaliselt üle 35-aastane, ta küll osaneb erinevatel spordiüritustel, kuid ta ei treeni selleks süstemaatiliselt. Ta ei püüda tipptaseme poole, aga ta võib võistelda iseendaga. Mitteprofessionaalsel sportlasel ei ole treenerit ega füsioterapeuti tihtipeale ning ta ei saa ka spordiüritusel osalemise eest tasu. Mis oli meie uuringu eesmärgiks? Selgitada Tartu maratoni kuubikurituste 3 etapil osalejate tervisega seonduvaid aspekte, maratoniks ettevalmistust ja selle järgselt vahetult pulsi ja vererõhu taastumist. Punasega on märgitud siin need valdkonnad, mida me selle ettekandega käsitleda ei jõua. Kirju joonis, aga siiski. Kokku oli siis meil uuringule ilmus 179 meesterahvast, kes siis suusamaratonil osales neist 81, rattamaratonil 29 ja jooksumaratonil 26. Mida me nendega tegime? Paar päeva enne maratoni saime kokku, määrasime nende rahuloleku, vererõhu ja pulsi ning kehakoostise. Ning peale maratoni ootasime neid finišipaigas ja nad jõudsid meie juurde siis kuskil 5 minuti jooksul hiljemalt ning määrasime vererõhu ja pulsi taastumise siis koheselt ja lasime neil siis 10 minutit taastuda rahulikult ja määrasime selle siis uuesti. Lõpliku uuringugruppi jäi meil 136 meest, keskmisega vanusega siis 51 eluaastat, keskmiseks pikkuseks 180 sentimeetrit ning kaaluks veidi üle 80 kilo. Ja siin pildil te siis näete neid tublisid üliõpilasi, kes siis olid uuringusse kaasatud ning kes sellel COVID-situatsioonil siis kaitsesid oma lõputööd selles valdkonnas. Ja nüüd ma siis annan tulemuste selgitamiseks sõna Üllele. Tere ka minu poolt. Mina olen Ülle ja minu eesmärk on siis teile natukene tutvustada meie uuringu tulemusi. Aga nüüd enne, kui ma räägin teile uuringu tulemustest, tahaks natukene rääkida sellest uuringugrupist, kes meil osales. Ja kõigepealt tahaksin näidata, et selgus, et see grupp, kes meile uuringule tuli, oli tegelikult väga suure varasema maratoni kogemusega. Et võime öelda, et kuskil 90,4% oli varem osalenud mõnel suusamaratonil, 76% rattamaratonil ja 68,4% jooksumaratonidel. Ja kui me vaatasime nende keskmist varasemat maratonidel osalemist, siis siin on näha, et keskmiselt oli osaletud varem 54 maratonil ja selle käigus oli siis läbitud kuskil üle 3000 kilomeetri. Nii et me võime öelda, et tegemist oli tõepoolest ääretult selliste kogenud maratoonitega.
Nüüd, kuna on teada, et maraton on tõesti selline spordiala, mis nõuab väga suurt füüsilist aktiivsust, siis väga oluline on ka see, milline on maratooni varasem ettevalmistus. Nüüd meie jälgisime 3 kuud enne maratoni või õigemini küsisime nende käest, et kui kaua või õigemini mitu korda nädalas nad selleks endale aega kulutasid ja teine on ka, et mitu tundi nad seda nädalas tegid. Ja siin on näha ka, et keskmiselt kuskil 5 korda nädalas ettevalmistuseks aega kulutati ja selleks siis kulutati 7,4 tundi. Nüüd näha on ka siin erinevad need maratonid, aga võiks siis öelda, et suusamaratonid võib-olla kulutasid sinna vähem kordi, aga rohkem tunde. No arusaadav, et kui ma suusad juba olen alla pannud, siis ma sõidan ka pikema distantsi. Nüüd võib-olla natukene kurvaks tegevam oli see asi, et 8,1% oli selliseid, kes ei kulutanud ettevalmistuseks mitte ühtegi tundi ega mitte ühtegi korda. Nüüd jälgisime meie maratoonite kehakoostist ja siin on siis näha võrdlevalt, et tavaliselt alati me vaatame kehamassiindeksit, aga meil oli ka see tore sekkaaparaat, mis näitas rasvaprotsenti. Ja võib-olla tahaks lihtsalt teile öelda, et saame siin öelda, et selle indiviidi tasemel see kehamassiindeks ei ole väga oluline näitaja. Et kui on näha, et mitte ükski meie uuritav ei olnud kehamassiindeksi järgi alakaaluline, siis kui vaadata sekkaaparaadi järgi võib öelda, et peaaegu 5% ei ulatunud rasvaprotsent soovitusliku piirini. Nii et võime öelda, et nad olid alakaalulised. Ja ülekaalu, kui me vaatasime kehamassiindeksi järgi, siis kuskil 35% oli ülekaal ja kuskil 7% võisime kahtlustada, et nendel oli esimese astme rasvumine. Siis, kui vaadata seda sekkaaparaati, siis rasvaprotsendi järgi on need arvud tunduvalt väiksemad. Nüüd kindlasti on ka väga teada seda, et meie kehaline koormus on väga seotud meie erinevate kehaparameetritega, siinjuures muidugi kõik nende rasvaprotsendi ja kehamassi erinevate või skeletimassi parameetritega. Aga kui me nüüd püüdsime siis korreleerida neid tunde ja kordi, mida siis maratoonid kulutasid selleks maratoniks ettevalmistuseks ja jälgisime ka varasemaid maratone, milles nad olid osalenud, siis mingit korrelatsiooni siin ei tekkinud. Ja võib siis arvata, et äkki ongi meil selline ühtlane kontingent suhteliselt, kes osalebki väga paljudel maratonidel. Nüüd teine ka on, varem on öeldud, et või varemad uuringud on näidanud, et meie kehakoostis mõjutab ka sageli seda maratoni tulemust. Nüüd, kuna kõige rohkem oli meil täispikal suusamaratonil osalejaid, siis me vaatasime ka, et kuidas need keha erinevad parameetrid siis seda lõputulemust mõjutavad, aga seal ka absoluutselt mitte mingit korrelatsiooni me ei leidnud. Võib-olla lihtsalt huvitav fakt on see, et kõige kiiremini läbis siis meie üks maratoon 3 tunniga selle suusamaratoni ja kõige aeglasem oli siis 6 tundi või 6,5 tundi. Nüüd siis jälgisime ka meie maratoonite esinevaid kroonilisi haigusi ja nagu siin selle joonise pealt näha, kuskil 36% esines üks või mitu kroonilist haigust ja kõige rohkem oli neid südame-veresoonkonnoomi, see tähendab üle 10%, aga võime öelda, et ükski selline krooniline haigus tegelikult ei takistanud neil maratonile minemast. Ma pikalt ei räägi, aga tegelikult me mõnele ütlesime ka, et ole kena, ära ikka maratonile mine. See oli siis enne maratoni. Ja siis me jälgisime ka, et mis seal maratoni ajal juhtus ja võime öelda, et maratoni ajal kuskil 41% koges mingisuguseid terviseprobleeme. Sagedasemad olid need krambid, kukkumisel saadud vigastused, aga ka valud ja pingetunned seljas ja jalgades ja üks maratoonor vajas meil ka selle tõttu arstiabi. Nüüd jälgisime ka ravimite kasutamist ja on teada, et väga sageli valuvaigisteid kasutatakse juba maratoonite poolt profülaktiliselt ja siin on näha ka nüüd need erinevad värvid näitavad, et ravimi kasutamine aastas alla 10 päeva ja see kollane on siis üle 180 päeva, aga kui me nüüd keskel läbi võtame, et kui palju neid valuvaigisteid kasutatakse, siis võib öelda, et peaaegu pooled nendest valuvaigisteid mingi aja aastas kasutavad, kuigi prevaleerub sinine värv, see tähendab seda, et seda tehakse lühikese aja jooksul. Nüüd kuskil 10% kasutab siis vererõhu või südameravimeid, aga nagu eelmisel slaidilt näha, et nii palju oligi meil südame probleemiga inimesi. Nii,
Nüüd uurisime ka, et kui sageli või kuna käidi viimasel tervisekontrollil, kui sageli üleüldse tervisekontrollil käiakse ja kuna on teostatud viimane koormustest. Ja siin ma võib-olla tahaksin teie tähelepanu ainult juhtida sellistele mõningatele olulistele aspektidele. Tähendab, kuskil 17% tegelikult absoluutselt ei mäleta või pole mitte kunagi käinud või väidab, et ta ei tea, kuna ta käis viimases tervisekontrollis. Nüüd, kui me küsisime tervisekontrolli sagedust, siis võib öelda, et 19% ütles, et ta ei ole seal kunagi käinud ja täpselt sama palju, 19% ja sinna natukene peale, oli selliseid, kes polnud mitte kunagi koormustesti teostanud. Nüüd, see on võib-olla meie kõige segasem, aga kõige olulisem joonis. Ja tahan siin näidata, et millele siin tähelepanu pöörata. Nüüd esimene see pool näitab siin pulsi väärtusi ja teine pool näitab siis süstoolse vererõhu väärtusi. Ja siin on siis näha rahuloleku väärtused, siis teine on siis peale finišid väärtused, see tähendab 5 minutit võttis enam-vähem aega, kuni nad meieni jõudsid. Ja siin on siis näha viimases selles väärtused, mis olid neil peale 10 minutit seda taastumist. Ja nii nagu ütlevad kardioloogid, et tegelikult selle 10 minuti jooksul peale maratoni peaks täielik taastumine toimuma. Ja nüüd need näitavad nüüd statistilisi erinevusi. Ja see esimene näitab siis statistilist erinevust rahuloleku ja finiši vahel, teine näitab siis statistilist erinevust, see tähendab siis finiši ja peale lõõgastumist selle vahel ja viimane veerg näitab siis statistilist erinevust rahuloleku ja 15 minuti vahel. Ja kui nüüd vaadata võib-olla siis neid kogu grupi väärtusi, kõigepealt pulsi väärtusi, siis saame öelda, et nagu näha, et keskmine pulss rahulolekul oli kuskil 60 pügalat või tähendab lööki minutis, siis 5 minuti pärast või see tähendab peale finišeerumist selge see, et kuskil paarkümmend pügalat oli pulss tõusnud ja võib-olla kõige olulisem on see, et kui nad olid nüüd lõõgastunud, siis näha on, et pulss hakkas minema nagu siia rahuloleku suunas, aga samas ta ikkagi päriselt rahulolekuni ei jõudnud ja võib-olla kõige olulisem ongi siis see viimane veerg, mis peaks näitama seda, et kas taastumine on toimunud või mitte ja tegelikult me saame öelda, et tegelikult siiski taastumist ei toimu. Ja teine on võib-olla päris huvitav on siis süstoolne vererõhk. Võin öelda, et osadel maratooronitel vererõhk tõusis, aga enamusel ikkagi peale finišeerumist langes. Siin on siis näha kogu grupi väärtused, aga põhiliselt suusatajatel oli sagedasem ka langus ja mis on ka tõepärasem ja tavalisem, aga näiteks rattasõitjatel ja jooksjatel oli mingil määral vererõhu tõusuga tegemist. Nii, aga nüüd, kui me jällegi vaatame siis seda peale taastumist, siis tegelikult oluline on see, et siin peaks hakkama toimuma tagasiminek selle rahuloleku suunas, aga seda ei toimunud. Toimus pigem veel rohkem vererõhu langus ja mõnel olid ikka need langused päris suured, nii et seal kindlasti oli mingil määral osadel ka kollapsi ohtu ja jällegi, kui me keskmiselt võtame, siis kellelgi vererõhk normaalselt ei taastunud. Ja siin, mida me siis tegime, me vaatasime põhimõtteliselt pulsi ja vererõhu taastumist, vaatasime ettevalmistusi kordi ja tunde, korreleerusime nende väga paljude erinevate faktoritega, mida me siin uuringu käigus jälgisime, küll vanuse, küll läbitud maratonidega, millega iganes, aga võib-olla huvitavad korrelatsioonid lihtsalt, mis me saime, on siin ära toodud. Et selgub, et pulss taastub halvemini neil, kellel on varem läbitud rohkem maratone. Ja seda on tegelikult väga raske põhjendada, aga võimalik, et me võime põhjendada seda sellega, et äkki need on selline kontingent, kes lähevadki maratonidele ennast tõestama või teistele ära tegema ja see tõepoolest selgus ka nende omavahelisest vestlusest. Ja teisest küljest jällegi vererõhk taastub jällegi paremini vanematel inimestel ja siin me võime võtta või mõelda, et äkki need vanemad inimesed lihtsalt on natukene mõistlikumad või ei pinguta ennast seal väga üle.
Nii, ja võib-olla viimane slaid, et me ei teinudki siin mingisuguseid kokkuvõtteid, vaid ma lihtsalt tahaksin teile anda siin mõned mõtted koju kaasa. Ja need mõtted oleks siis järgmised, et kas maraton on ikka kõigile sobilik spordiala, siis kas maratonil osalemine on tervislik, kas suurem kehaline aktiivsus on alati tervislikum. Ja kui te selle peale mõtlete, siis olge kenad, et tuletage meelde ka seda Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti riiklikke soovitusi tervislikuks liikumiseks. Ja veel tahan öelda, et kui kellelgi peaks teist olema mõni selline sõbermaratooron, või maratooron, siis soovitage teile kindlasti regulaarset tervisekontrolli. Nüüd tänan kuulamast ja tegelikult väga tahaks tänada ka seda paartsadat väga vaprat meest, kes olid siis nõus meie uuringus osalema. Aitäh kuulamast! Suur aitäh teile! Ja nüüd siis tandemina teie laval ja küsimuse juurde, et kas maratoniga seonduvalt ja maratoonaritega seonduvalt plaanite te oma uurimustöös midagi jätkata? Teate, plaanime küll. See aasta ma kardan, et asi jääb ripakile, aga kuna meil on väga hea koostöö sellesama klubi maratoniga ja seal Andres Laugametsaga, kes on tõepoolest seal alati Tartu Kiirabist, kes on alati seal selline tervise eest hoolitseva komanda juht, siis just nimelt tema eestvedamisel ja me tahaks määrata ka mitte ainult neid asju, vaid me tahaks määrata ka tõepoolest vereparameetreid, sest tegelikult kui lugeda artikleid, siis on näha ka, et need parameetrid, mis näiteks viitavad ka infarktile, on väga sageli ka maratooronitel ühesõnaga finišis määratavad. Nii et siin on väga palju väga huvitavaid asju, millega tahaks edasi minna. Ja teine asi on see, et kuna meile tuli ka sinna paar naist, kelle me pidime tõepoolest uuringust, me võtsime nad vastu, aga need jäid uuringugrupist välja, aga naised on väga huvitatud meie uuringus osalemast. Et plaanime edasi teha küll. Hästi, kuidas see vanuse parameeter? Miks see üle 45? See tuli jällegi erinevatest artiklitest, et öeldi, et kõige rohkem surmajuhte. Tähendab, miks me hakkasime tegema? Sattusid minule kätte artiklid, kus selgus niimoodi, et peaaegu igasse maratoni on sisse kirjutatud juba üks või mitu surmajuhtu. Ja see pani mind tõepoolest mõtlema ja mõtlesin ka, et miks peab inimene minema maratonile ära surema, et parem täpselt niimoodi, et parem ikkagi seda teha tervislikult ja mitte surra tervislikult, vaid maratoni läbida tervislikult. Ja tõesti selgus, et enamus ütles, et riskigrupp on üle 45-aastased mehed. Jah, aga see ei tähenda seda, et sport on kurjast. Et meie mõte on ikkagi see, et need mehed just 45+, et nad käiksid regulaarses tervisekontrollis, mida nad ju praegu tegelikult ei tee, et nad julgeks minna oma arsti juurde ja küsida, et aeg-ajalt ennast kontrollida, et me ju teame, et täna on ju meestepäev, et nad enda eest ka hoolitseksid ja et mitte ainult maratoniks ei tule ette valmistuda selles osas, et tuleb trenni teha ja õigesti toituda, vaid kindlasti tuleb ka mõelda selle peale, et käia tervisekontrollis. Midagi ei ole teha, kui võimalik ja veel aeg on, ma ikka midagi tahan öelda. Vaat seal, kui nad tulid meil seda vererõhku ja pulssi rahulolekus määrama, siis tegelikult seal mõnel oli ikkagi vererõhud üle 200 ja nii edasi. Ja me tõepoolest nii mõnelegi soovitasime, et olge kenad, et ärge ikka minge homme sinna maratonile, tehke oma tervisekontroll ära ja nii edasi. Aga nad ütlesid, et see on valgekitli fenomen ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ega nad väga enda tervisest ei hooli. Ja teine asi, ma tahaks neid hoolima panna. Ja teine asi oli ka see, et kui me peale maratoni, eriti just suusamaratoni mõõtsime nende vererõhke, siis mõnel oli seal absoluutne arütmia, et me ei suutnudki õiget seda vererõhku või pulsisagedust määrata, nii et oli ka ikka ennast päris surnuks sõitjaid jutumärkides. Ja gripihooaeg oli ka nüüd enne seda suusamaratoni, et meil oli ka paar sellist toredat meesterahvast, kes oli just kas tõsise gripi läbi põdenud või kopsupõletiku, aga see kiusatus oli nii suur, et kuidas ma jätan ikka suusamaratonile meie kõige tähtsamale rahvaspordiüritusele minemata, et tasuks ikkagi mõelda või kui siis juba rajale minna, siis seda mõistlikult teha, mitte võistelda kellegi teisega ega ka iseendaga. Et tegelikult ei ole see ju nii, et mida vanemaks ma saan, seda paremaks peavad minu sportlikud saavutused minema.
tegelikult nad tegid nalja omavahel, aga kogu aeg oli seal kuulda, et kuule, et kas sa seal käisid, nad iga nädal peaaegu kuskil käivad, et kas sa seal käisid, et seal olid mina sinust parem, et kas ikka seda mäletad või ütleme, et seekord püüan mina sinule ära teha, et see oli väga tavaline selline kõnestiil. Et see on rõõm kuulda, et seda kirge me ei muuda, aga kui me saame nende tervise teadlikkust muuta või nende tervise kontrollimisele midagi kaasa panustada. Et üks võimalus lihtsalt, kui me oleme täna rääkinud ka sellest, et kuidas uue ajastu digikonverentside kultuuril võrgustumisest ehk networking ust kasu leida, siis teid kuulates tuli mulle meelde, et Rain Vääna poolt on juhitud meeste terviseklubi, kus ta initsieerib gruppide viisi mehi käima tervisekontrollis. Võib-olla, et leiate te sealt kaudu hulk terviseandmeid, millele anda siis see teaduspõhine pitser juurde, sest see on üsna mõtlema panev fakt, kui igale maratonile minnes on kellelgi eluohus. Suur aitäh teil taas kord tandemina meie ees olemast. Siin on teile kingitus konverentsi korraldajate poolt ja olge head, vaatame siis edasi, mis saab, kui tervisega on mindud serva peale ja kui rääkida saab füsioteraapiast ehk taastumisest. Aitäh!